aga võtame siis järgmise teema või? Jah. Vaatame, mis siin siis on. Kuna ma tahtsin sinu käest küsida, mis nalja sa oled teinud, et ma tahtsin seda Postimeest lugeda. Mida sa siit oled ära lõiganud? Mina ei ole midagi lõiganud. Ära valeta, siit on ära lõigatud, ma näen ju, et noh, sina ei, aga seda ma arvan, et jaa, aga see oligi selline leht tuligi muideks. Selline. Mine nüüd. Poolik. Mine nüüd. Sa praegu võiksid mingi seksikuulutust. Selline, ei. Aga tead, mis ma arvan, miks see nii on tehtud või? No räägi mulle. Sellepärast, et praegu on säästuaeg. Nii. Ja kui inimestel, tegelikult võiks olla terve leht selline. Nii kitsas siis. Ahah, et nagu terve Postimees, pane Moldi kokku, milline see enam-vähem välja näeks, lepi Moldimesele siit kokku, et siis Postimees oleks selline. Et Postimees oleks selline. Nii, ja mis mõttes selline parem oleks? Niisugune. Sellepärast oleks parem, et siis näiteks, noh, kui inimestel praegu on säästuaeg, eks ju, et noh, et kõik asjad peavad minema kasutusse. No nii nagu vanasti Vene ajal oli, Vene aja lõpus. Et inimesed saad aru, kui see on nii suur formaat, eks, siis on seda väga raske nagu kasutada. Aga kui ta on niisugune väiksem formaat, mõtle, kui lihtne on sellest näiteks vetsupaberi neid tükke lõigata või võtta. Jah. Noh, nad ongi parasjagu sellise suurusega. Saad aru, et sa võtad siit lihtsalt, näed, tüki, noh, nii nagu vanasti oli, eks. Ta kohe hästi niimoodi tuleb, eks, tõmbad siit niiviisi sellise... Jaa, sest inimestel ei ole ju varsti raha isegi osta vetsupaberi. Näed, ja siit tuleb kohe naksti paras tükk ja siis näed, ma näitan, näed. Ja nii nagu vanasti oli päriselt. Ja võeti selliseid ribasid lõigati. No vetsupaberit ei müüdud ju. Või noh, inimestel polnud raha, et vetsupaberit osta. Vetsupaber oli kallis. Ja siis võeti selline tükk ja pühiti sellega niimoodi peput sellega. Päriselt, selliste ajalehtedega pühiti peput. No päriselt. Ja selline aeg oli. Et tegelikult on see päris hea selline algatus. Postimees on ju muretseb ka pensionäride pärast, ma näen. Absoluutselt. Postimees, see on järgmine samm. Absoluutselt. Ja parem on ka näiteks kui tahad alustada mingit ahjutuld näiteks kütta ja väga paha, kui see leht on nii suur, nii suure lehega on väga paha, aga kui ta on selline väike, selline riba näiteks siin teisel pool on see riba, ütleme, siit see teisel pool on ka selline riba, ütleme. No teisel pool on veel! Teisel pool on ka, jaa, teisel pool on teine pool, näed. No nii. Näed, selline samasugune. Ja sellega on kohe hea, näputad niimoodi ära ja kohe on hea panna, ütleme, ahju küdema või puid põlet, puudele tulealustust teha. Väga hea selline variant. Et teised lehed võiksid järgida sama eeskuju. Teised lehed võiks sama eeskuju, see leht võikski olla selline. Selline väike armas, selline piklik niimoodi, siit saad kohe tõmmata niimoodi. Praegu on nii, et sa ei saa tõmmata, eks tuleb sul siin kohe mingisugune asjandus kaasa. Siis on kohe niimoodi elegantselt, saad kohe. Ja neid lehti võib täitsa panna ka vetsudesse, nendes näiteks kohvikutes ja restoranides võib olla, et seal samamoodi. Ka kokku hoidma, muidugi, et selle asemel, et töötajad lahti lasta või kohvik või restoran kinni panna, selle asemel loobuge parem vetsupaberist ja hakake kasutama, näete, ajalehti. Ja ajalehed saavad tulla ka vastu, ütleme, inimeste soovidele ja hakata siis selliseid teises formaadis lehti tegema. See on selline minu meelest täitsa nii. Hea mõte. Kuule, aga tead, mis värk nende homodega nüüd jälle on, et siin Soome ajakirjanik Sami Lodila on, ma tsiteerin, öelnud, et on tore olla heteroseksuaal, aga milleks vihab ta homosid? Nad ei tee kellelegi rohkem halba kui meie heterod. Sugugi mitte kõik homod ei lälla Rootsi laevadel ega tee laevapersonalile siivutuid ettepanekuid. No ma kujutan ette, et näiteks Toomas Hendrik Ilves, ma arvan, et tema näiteks ei lälla Rootsi laevadel ega tee laevapersonalile siivutuid ettepanekuid või mis sa arvad? Ta ilmselt mõtleb Enn Panti. Enn Pant ja siis see Järvelil, kes olid need... Jaa, aga selles suhtes tal on tõesti õigus, et mitte kõik homod. Mitte kõik homod, jah. Ainult sellised homod, kes on selle laevafirma tippjuhid. Jah. Ainult sellised homod saavad selliste asjadega hakkama. Aga tavalised homod, mina ei ole näiteks kuulnud, et mõni tavaline homo oleks laevas kuskil praalinud. Jah. Jah. Et selleks, jah, aga ma arvan, et see ei ole suur probleem, et palju neid laevajuhtidest homosid ikka on või palju neid laevafirmasid. Tallink on, Tallinki juhid on homod, ega suurt rohkem midagi ei ole. Sellepärast, et siin Silja ja niimoodi, et Silja ongi nüüd Tallink, aga siis see
see Viking Line. Et seal vist minu teada ei ole mingisugused laevajuhtide homoded, et selles mõttes on täitsa nii korras selle asjaga. Ainult Tallinki puhul on see probleem. Jah, et aga üle... Tallinki laevadel tasub olla ettevaatlik, et kui te näete nagu Enn Panti või seda Kalevi Järvelil oli ta nimi vist. Kui te neid näete, siis hoidke neist eemale, sellepärast, et nad on esiteks on nad homod ja teiseks nad lällavad ja teevad siivutud ettepanekuid. Ja teevad siivutud ettepanekuid, jah. Et kui te olete veel sellise, nagu homo välimusega või kergelt nagu selline, edevalt riietuv mees, siis vaadake kindlasti ette, et kui laeval on kas Järvelil või Pant, siis hoidke neist kaugel, eemale igaks juhuks. Sest suure tõenäosusega nad tulevad ja teevad teile siivutu ettepaneku. Või nad pidid kohe olema sellised, kes tirivad kohe niimoodi, tõmbavad su hoovi nii-öelda. Ja neil on omad sellised punkrid seal, omad urkad, kus nad siis pidid kliente niimoodi päris kohe tõmbavad nii-öelda hoovi ja teevad ära asja. Kohe nii karmilt. See on jah, see on, et see, alguses oli jutt sellest, et see on ainult laeva personaliga niimoodi. Et seal kenamad noormehed, kes seal olid baarmenid ja niimoodi DJ-d, et nendega tehti ära. Aga nüüd pidid nad juba ka nii naglaks olema läinud, et nad ka kasutavad ära reisijaid. Selge, et selles mõttes tasub olla ettevaatlik. Ja soomlased teavad, ta on soomlane. Ma arvan, et temal on selline juhtum olnud seal laeva peal või ta on näinud või minu tuttavaga on olnud selline asi. Et soomlased, minul on ka soomlased rääkinud, et kestel seal see laeva, see Tallinki juht on, et hirmus mees. Et käib mööda laeva ringi ja niimoodi jahib seal neid turiste. Soomlased põhiliselt reisivad, nemad teavad, et palju need eestlased ikka reisivad, eks. Jah, aga siin Sami Lodilal on veel huvitav ettepanek. Eestlastel olgu realistlikum eesmärk, viime Eesti Euroopa 5 kõige homolikuma riigi hulka. Et iseenesest meil on siin, meil eeldusi on, sest meil on homopresident näiteks, või mis sa arvad? Jaa, eeldusi on jah. Et homopresident võiks algatada sellise... tal niikuinii ei ole mingisugust erilist sõnumit praegu. Et see homo teema oleks ju väga hea sõnum. Just nimelt. Minu meelest. Jah, et see oleks täiesti saavutatav. Jah. Et ta